Mari-Liis on kirjutanud raamatu oma gluteenivabast elust, selle pealkiri on Minu gluteenivaba elu. Mina olen Einar Ellermaa, mina palusin tal selle raamatu kirjutada. Sellel on võib-olla pikk eellugu. Me sattusime vist 2015. aasta algul juba Delfis lauanaabriteks. See on tegelikult nagu lotovõit, sellepärast et Delfi on suur nagu jalgpalliväljak ja seal vaheseinu ei ole. Aga sattuda seal kõrvuti laudadesse tööle, et see oli nagu suur juhus ja ma olen selle Mari-Liisi probleemiga kursis, tema muredega ja ma olen kursis ka selle, kuidas ta teada sai sellest ja siis selle elu ümberseadmisega. Ja mina olen söönud neid kooke nii gluteeniga kui ilma. Ja mina, kuna ma väga magusa armastaja ei ole erinevalt temast, siis mina ausalt öelda mitte mingisugust vahet ei tajunud, et minu meelest on nad kõik head. Et see võiks olla julgustus kõigile, kellel see probleem tekib, et sööge julgesti gluteeni vabalt. Ma loen alustuseks kõigepealt ühe Katkendi raamatust, mis viib teid hästi sinna sisse. Gluteeni talumatuseks tsöliaakia ei ole minu valik. Elan viimased aastad teadmisega, et nii lihtsalt on ja ma ei tohi enam kunagi elus süüa toite, mis sisaldavad nisu, rukist, otra ja kaera, kui see pole just puhas gluteenivaba kaer. Muidugi ma saan seda teha, sest suud mul keegi kinni pole liiminud ja kätt samuti keegi selja taha ei väärne, kui ma tükikese kringlit mõne koosviibimisel ära sööks. Aga ma tean, et ma ei tohi ja seega ma seda ei tee. Paljudel inimestel ei ole selliseid päevi, nagu sinul oli, et sa saad nagu diagnoosi. See on nagu ühest küljest õnnepäev, et sa said teada, mis sul viga on ja teisest küljest kogu elu tuli ümber korraldada. Et mis detailile sa mäletad sellest päevast? Tere tulemast minu poolt ka. Kõigepealt ütlen aitäh, Einar, sulle, et sa mulle kunagi lähenesid sellise ettepanekuga, et pane see lugu kõik kirja. Ja kui meenutan seda päeva, siis see oli üks tavaline päev. Tegin oma tööasju, olin oma pere ümber. Mul on hea meel, et kõige lähedasemad inimesed täna siin ka. Ja need inimesed ongi mind kogu selle teekonna ajal toetanud, nii siis pere kui kolleegide näol. Aga mis tunne see oli sellel esimesel päeval? Loomulikult šokk. Ühelt poolt tohutu kergendus, et ahaa, lõpuks ometi ma tean, mis juhtus, milles need terviseprobleemid kõik mul seisnevad. Ja teiselt poolt siis šokki tunnet, okei, mis nüüd? Et kõik see, mis seni oli olnud, ei olnud enam kehtiv. Kõik need ma ei ütle reeglid, aga toitumisharjumused, toitumistavad, poes käimisharjumused, söömisrutiin kui selline, kõiki muutus. Ma muutsin tõesti päeva pealt täielikult enda toitumist ja see ei olnud selline, et tahaks kaalust alla võtta või prooviks seda dieeti. Et see ei olnud dieet, see oli nüüd eluaegne otsus ja sellist asja üleöö teha oli päris kõhe. Alguses oli ikka väga palju ebakindlust, kõhedust, kas ma saan hakkama, aga samas muud varianti ei olnud, pidi saama hakkama. Ja samas nagu ka ikkagi ma ei alatähtsustaks seda kergendustunnet. Ma lõpuks sain teada, et kõige selle saab sealt raamatust lugeda, et jah. Kui sa arsti juures tulid, kas sa mõtlesid ka nagu peas keerlesid, mida ma sööma hakkan? Ja muidugi mõtlesin. Mis sa peas veel keerlesid? Seda enam, et tegelikult ma lahkusin sealt arsti kabinetist selle diagnoosiga ja mul oli tohutult palju mingisuguseid brošüüre käes, siis ta ütles, et kõigepealt loe see läbi. Mul oli patakas brošüüre ja enne kui ma üldse hakkasin midagi sööma, ma hakkasin neid lugema ja siis ma sain aru, et okei, siin läheb keeruliseks. Et mida või kus, et seda võid, seda ei või, tegin külmkapi lahti, okei, seda ma ei või. Ma
ma mäletan esimesel päeval ma väga palju asju nagu noh, ma kohe nagu välistasin, okei, see on ei. Ja läksin poodi muidugi. Ostsin siis need riisikalette ja ikka oli riise sõin ja liha sõin ja köögivilju sõin ja. Aga jah, selles mõttes oli keeruline küll, et see oli ju nüüd 2016 ja praegu 2025, see oli 9 aastat tagasi. Praegu lähed poodi, sul on terve suur gluteenivaba leivariiul, küpsiste riiul, müslide riiul, et 10 aastat tagasi oli gluteenivaba leiba, vist skäärileiba vist ei olnud või midagi oli ja need oli väga valitud poodides, et ikka kui ma nagu teatud Selverisse läksin, siis seal see üks leib oli, et asi ei olnud nagu nii tegelikult mugav kui praegu on ja oli ainult doktor Google, aga midagi muud siin ei aidanud, oli arst oma diagnoosi, oma brošüüridega ja doktor Google. Kui sa nüüd tagantjärele mõtled, et mis sellel teel kõige raskem oli, et kas just see kõik need aastad enne teada saamist, kui see kogu aeg vaevas, et mis mul ometi viga on? Või pigem siis nagu see teada saamine, see šokk? Teada saamine oli loomulikult kergendus. Kõik need eelmised aastad olid sellised ausalt öeldes natukene hulluks ajavad. Sellepärast, et mul oli ju kogu aeg need seedehäired, mul olid meeletud lööbed põlvede peal, küünarnukkidel, ma ei saanud ju, ma ei tea, sellist kampsunit kanda näiteks, siis on ju kohe lööbe nagu näha, et see oli, ja need lööbed meeletult sügeleid, see oli nagu, ma ei liialda, et see oli nagu hulluks ajavat õudne. Ma hakkasin raamatut lugema ja ma pidin näiteks raamatu lugemise vahepeal mõtlema, ma ei mõtle, et ma tunnen sügele, keskendus nagu, ma tegin tegelikult vaimselt väga suurt tööd, et sellest nendest vaevustest olla üle, sest see oli kõige tüütum. Ma ei saanud trenni minna sellepärast, et ma teadsin, et mul ei ole pikka trennipluusi, kõik veritsesid, see oli kohutavalt hulluks aja, ma ütlen. Ja noh, loomulikult oli ka siis kergemad perioode, kus ma siis enese teadmata olin söönud hästi ja need vaevused ei olnud nii hullud. Aga loomulikult mulle maitse magus, loomulikult mulle maitsesid saiakesed, koogid, kringlid. Igal hommikul läksin tööle, ostsin kohvikust latte ja siis selle krõbiseva selle juustulõlli jube hea. Kohe hakkas parem. Ja kohe hakkas jamad pihta, kohe tunnen kõht valutab, lööbid jälle sügelevad. Et jah, see oli päris jama aeg ja kui ma meenutan seda aastat 2016, lõpuks läksid ikkagi asjad nii hulluks, et need kaebused ei piirdunud seal teatud sügelustundega või teatud kõhuvaluga, et mul oli ikkagi, ma ei liialda, mul oli iga päev kõht lahti. Mul oli iga päev meeletu valu kuni siis sinnamaani, kus mul põhimõtteliselt ei püsinudki enam mitte midagi sees. Ma ei saanud süüa enam. Ma mäletan, oli 7. mai 2016, me läksime minu vanematega, kes istuvad seal teises reas nende pulma-aastapäeva tähistama ja olime siis seal Viimsis ühes restoranis ja ma vaatasin menüüd, et mida siis peaks tellima midagi. Siis ma vaatasin, et no ei. Ma mõtlesin, et ma tellin selle järgi, mis mul nagu sees püsiks. Ja ma mäletan, et ma tellisin kala ja loomulikult see ei püsinud mul sees. Mida sul diagnoositi või mida arvati, sa käisid kogu aeg mõnda arste? Teate, need arstid, kelle juures ma käisin, Katri naerab siin ees, sest tal on ka tseliaakia. Need arstid isegi arvasid, et mul kahtlust, et ilma teste tegemata mina olen kuulnud sõna maaver, sest seal ikkagi magu oli korrast ära ja kõik need asjad. Kui sa oled seal 20, 9 või 30 või, ei ma nüüd 31 vist siis, kui sa ikka lähed nagu võrdlemisi nagu enda arvates terve inimesena, teed trenni ja käid tööl ja elad oma igapäevast elu, kui sa lähed arsti juurde kõhuvaluga ja arst ei tee sul mitte ühtegi analüüsi ja ta ütleb sulle, et see on ikka väga hull, et siin on sellised sümptomid on ikka seal, ma ütleks jah, seal vähk või niimoodi. Mul ei ole sõnu, ka siis loomulikult šokki otsa. Ja ka see, kui ma läksin arsti juurde, ma käisin hästi palju eraarstide juures, sest et saatlikirju
perearsti käest võimalik kuhugi saata, saada. Neid lihtsalt ei antud. Käisin ju allergoloogi juures enda sügelevate laikudega. Ei tehti küll need testid. Ja teil on allergia. Kask, kassikarvad, ristõielised taimed. Vähe abi. Vähe abi. Seda ma mäletan isegi, sa tulid ja rääkisid. Ja siis ma käisin. Ja siis ma sattusin ühte erahaiglasse sisaelust arsti juurde, sest kõht valutas, ma ei tea, tehke röntgen, tehke midagi. Ja sealt siis öeldigi, et ikka sellised sümptomid, et see on magu ja anti ka mulle siis CD-ensüüme, jumal, olen söönud igasuguseid asju. Ja siis olen käinud ja siis ma sattusin immunoloogi juurde ITK-sse, sellest ma siin raamatus kirjutan ka. Ja tema ütles sellised sõnad, et kas see nagu glüteenitaluvmatust või laktoositaluvmatust on testitud? No ei olnud selliseid sõnu kuulnudki. Võib-olla olin kuulnud, aga ma ei tea, mis need tähendavad. Ja siis tema hakkas seda asja ajama, et ikkagi on vaja teha need analüüsid, et võtke ikka perearsti saatekiri, seda saatekirja ma ei saanud. Esimest ja viimast korda senise elu jooksul ma olen ähvardanud arsti, et teate, kui te mulle seda saatekirja ei anna, siis teate, ma teen midagi. Panen teid lehte. See on ikka raske elus, see perearst. Ja siis, kui te loomulikult, ja ma ütlesin seda. Ma ähvardasin arsti tõesti, ma tunnistan seda. Ja siis loomulikult selle ähvarduse peale toimus kohe digisaatekiri, kõik need asjad ja ma saingi need analüüsid kõik ja kõik need gastroskoopiad ja need uuringud ja sealt siis kõik hakkas arenema. Nii et soovitan kõikidele, kellel on kahtlus, kes satuvad arsti juurde, nad ei saa oma nagu soovitud murele lahendust. Kui on vaja kas või ähvardage, ma ei tea, Katrin Lustiga või Silviga. Seda ma lõpupoole tahtsin küsida, et mida sa soovitad, kes tunneb, et siis järelikult see, et mille lõpuni, et nõua lisauurimusi, lisasaatekirju, et läheb kiiremini äkki. Jaa, sest see on teie enda tervis. Ja üks põhjus, miks ma selle loo kirja ka panin, ega siis, kui minul see probleem oli, sul ongi ainult internet. Arst ütleb, et võtta see hormoonkreem määrin, okei, määrin. Et see tegelikult, ja sellel ajal ei olnud kui tarkust, et ma ei tea, uuri seal, võtta ühendust Sõljaaki seltsiga või uuri, otsi enda sugused nii-öelda üles. Sa ei tule selle peale, sul on pea on pulki täis, sa oled segaduses, sa oled ka šokis. See kreemide määrimine oli vist ka terve pohsu elus. Ja loomulikult, ma ei mäleta, mis selle kreemi nimi oli, aga oli üks hormoonkreem ja ma sain need retsepte järjest. See korraks aitas, see oli jube hea kreem, aga see oli ainult korraks ja siis kohe, kui kreem sai otsa, siis oli jälle jama majas. Et ühesõnaga, ma hästi julgustan siin raamatus ka, ma hästi julgustan enda eest seisma, see on teie tervis. Kui üks arst ei anna teile mingit infot, püüdlige uue poole. Kui on vaja, makske nende visiitide eest ja leiate selle raha. Raha ei ole, ma ei tea, laenata kokku, see on jube oluline. See on jube oluline, sest et sellel ajal, kui arst viitab või ka teie ise viivitate, siis teie tervis läheb ainult halvemaks. Kirjutasin katkendasid välja või ühe lause õigemini. Ma mõistan täielikult, milles seisneb Dr. Google'i tohutu populaarsuse peamine põhjus. Inimesed lihtsalt on oma hädadega üksi. Et sa Google'sid ikka vist tohutult, aga oli sellest kasu? Loomulikult oli kasu, siis ma leidsin infot, mida siis sööma peaks. Kuidas peaks mõtlema, millele tähelepanu pöörata, kui näiteks on vaja sööma minna, kui te viibite reisil või lähete restorani või mis on need mingid kitsaskohad ja loomulikult tohutu nagu abi, sest arsti käest sa saadki need brošüürid ja sa ei hakka arstile helistama. Kuule, ma kuulsin sellist asja, et seal võib ka olla gluteen sees, kas see vastab tõele? Aga nagu selle, kui sa ei teadnud midagi, et kas siis oli abi? Jaa, vähemalt sellega seoses küll, ma olen ise ajakirjanik ja ma tean, et kõike Google'i infot peab kontrollima, aga mis puudutab nagu inimeste kogemusi. Minu meelest siis juba oli selline portaal nagu kliinik.ee või kus inimesed siis kirjutavad arstidele küsimusi. Sealt sai päris palju kasulikku infot, et ikka doktorid vastasid. Ja
ja üldse nagu laiemalt ka inimeste kogemustel on tegelikult väga praktiline väärtus. Nad teavad midagi, mida võib minul vaja minna. Mis selle arsti nimi siis lõpuks oli, kes selle Ida-Tallinna Keskhaiglas vist, kes selle siis avastas? Jaa, doktor S. Ja peale seda minu diagnoosi tulemist ju doktor ütles ka, et saatke ka oma perekond siia, sest see võib olla pärilik. Ja minu meelest isa mul käis, doktor S. juures, ema käis, ma ei tea, kas vend käis ka midagi käis. Jah, et kõik saadet ühesõnaga kutsuti ikkagi arsti juurde ja kontrolli ja õnneks neil kõigil on selle teemaga hästi. Aga kui sa teada said, mida sa siis kõige rohkem lisaks lugesid? Või noh, need brošüürid, aga Google'ist ka midagi? Oi, ka raamatuid, mismoodi ma armastasin tohutult küpsetada. Küpsetada, kõik need koogid, küpsised, kõik need asjad. Ja siis ma olin ikkagi seda, ma küll õppisin täitsa nullist uuesti, et kõik need erilised jahud. Siis ma sain ühe gluteenivabad küpsed, see oli üks kokaraamat. Ja see oli nii keeruline, et no ma ei saa mitte midagi saanud aru. Mitte midagi. Aga koostis ikka oli saadaval? Neid oli saadaval, aga nad olid hästi kallid. Gluteenivaba toit muuseas ongi väga kallis, kordi kallim. See oli siis eestikeelne raamat? See oli eestikeelne raamat ja minu meelest see oli ainult üks raamat, mis ma leidsin eesti keeles. Aga see oli tohutult keeruline, see oli nagu Jamie Oliveri kokaraamat. Et jube head pildid näevad, hästi isuäratavad fotod, ta ise on äge, ma vaatan saateid, eks. Aga kui sa hakkad neid retsepte proovima, need on nii võõrapärased koostisosad, mida on saada hästi vähestest kauplustest. Ja Londonis. Siis ma hakkasin otsima internetist retsepte. Kõige paremad gluteenivabad retseptid kohalikult tegijad. Ma leidsin Silja Luidet, kelle retseptid ka on muuses siin raamatust Eva lahkel loal. Ja palju retsepte ma leidsin ka Ameerika erinevate toidusaitidelt. Tundub, et mujal maailmas on see tsöliaakia juba selline tuntud asi. Ja Ameerikast ma tegin mul on nii meeles sidrunikeek, see on imehea keek, see oli mahlane, kollasvärvi ja suuriga. Aga kuidas Eesti poodides, nüüd on juba, sul on juba väga suured kogemused, kuidas see muutunud on see valik? Ma mäletan vist koos käisime isegi Otepääl poes vist, see oli küll väga palju, kui pood oli Otepääl kohta Ingel Suur, aga väga palju vist ei olnud, ma mäletan seda leti pikkust. Jah, ma arvan, et tänasel päeval on juba Otepääl päris hea valik. Ma tean, et Hiiumaal on päris hea valik, aga siis oli alguses mitte midagi ei olnud saada. Ma mäletan, ema käis mingil Soome kruiisil või Soome kruiisil ja ta tõi mulle kotitäie gluteenivaba, ma ei tea, leiba, küpsiseid, näkkileibu, selliseid asju Eestis ei olnud. Et see kõlab praegu nagu täiesti uskumatuna, praegu on ju, lehtid on lookas. Jah, need, nagu ma ütlesin, gluteenivabad, kõik need asjad maksavad väga palju. Leib maksab seal 5 viilu, on seal 5 eurot peaaegu, aga kõik nad on saadaval. Et valik on läinud tõesti nagu laiaks ja ma isegi vahest teen kohe, et mõtlen, kas ma tahan täna valget sai või seda tumedamat sai või seemnetega või ilma, et croissantid on gluteenivabad. Et valik on õnneks olemas, aga teinekord ma neid gluteenivaba asju ostes mõtlen, et ma vaatan neid koostisosi, et seal on väga palju neid lisaaineid, et tegelikult küllap oleks parem, kui ma neid üldse ei sööks, et küpsetaks, ma ei tea, ise kodus mingi tatraleiba või teeks nagu veelgi rohkem asju ise, aga teinekord tahaks ju lihtsalt ka võileibu süüa. Aga kas on mingid apse ka juhtunud, et nagu on nagu küll gluteenivaba, aga tuleb välja, et ei ole? Ma arvan, apse on... Palju mulle rääkinud sellest toitumist, et pakutakse ja siis ütleb, et täiesti ja siis ta ütleb, ai tea, natuke oli jah. Ja, näiteks mulle hästi nagu loomulikult see läheb mulle hästi hinge, kui keegi ütleb, näete, ma tegin teile koogi või ma pakun siin kooki täna ja see on gluteenivaba. Kas tõesti täiesti gluteenivaba? Ja täiesti, et ema seal või keegi eile tegi, et pingutas ja rõõmuga ma siis olen ju söönud. Sellist asja just kui tihti keegi pakub gluteenivaba, ma ei tea, šokolaadikooki. Ja siis jah, on küll olnud, et paaril juhul
et ma söön selle isukalt ära, siis kiidan kui hea ja tõesti gluteenivaba, aitäh. Ja siis, oota, ema mul helistas, et natukene ikka seal oli küll. Et on siukseid asju ja ma ei ole neile nagu öelnud, aga ma juba tunnen, et see Eesti juba keerab okei. Et tõesti vist. Et noh, neid asju juhtub ja ega minul on selles mõttes, ma olen õnnega koos, et mul ei ole näiteks gluteeniallergiat. Et ma tean ka inimesi, kellel on gluteeniallergia, see ei ole talumatus, siis vaid nagu allergia. Ja noh, nende reaktsioonid sellistele eksimustele on märksa tugevamad. Et kui ma siis tõesti söön gluteeni, siis ma tunnen, et mul sügeleb ja siis kõhus väikene keerab, aga noh, midagi nagu drastilist ei juhtu. Et aga nende toodetega ei ole probleeme, mis sisaldavad igasugu lisaained või ravimitega või vist minu teada võib juba mingites ravimites olla? Jah, võib olla ravimites, võib olla, millega on nagu, ma olen väga ettevaatlik, on kõik võimalikud need poolfabrikaadid. No meil kodus on näiteks gluteenivaba sojakaste. Ikka tahaks ju sojakastet seal, ma ei tea, seal vahest ilma sushit või nagu mingites toitudes kasutada. Et sojakaste number 1 selline, mida kui ma käin kuskil väljas söömas, siis ma kohe vaatan, kui soja on sees, siis on nagu ei. Et need seda peidetud gluteeni on toiduainetööstuses nendes poolfabrikaatides, meeletutes kodustes. Et mis on gluteen? Gluteen on ju kleepalk, mis annab tootele või toidule sellise mõnusa, vetruva, ahvatleva, maitsva, välimuse maitse ka. Et ei saa pahaks panna neile seda. Kuidas meie kohvikutes on see seis muutunud? Ma ütleksin niimoodi, et seis on endiselt väga kehv. Et gluteenivabu küpsatisi või peale makroonide. Ma tean paari kohvikut. Kohviknopp on üks neist Kadriorus, kes pakub ikkagi päris eeskujulikku valikut. Ja ma ei räägi siis ühest koogist, vaid juba nagu mitmest variandist. Aga jah, üldiselt nagu gluteenivaba kooki. No peale ka Pavlovat tõesti võib-olla nagu rohkemates kohtades. Aga see periood on mind õpetanud armastama Pavlova kooki. Aga nagu täiesti keskmine söögikoht, kas see võib olla ka, et seda faili nagu üldse tegijate peas ei ole, et üldse midagi, nad ei teagi vastata, et ei vist ei ole või ma ei tea. Restoranides, kui me räägime nagu mitte nagu kohvikudes, vaid juba nagu restoranides, üldiselt teadlikkus on juba päris hea, aga loomulikult võib. Ma ikkagi endiselt satun selliste teenindajate peale, kes sellest rääkimata, et menüüd ei tunne, nad ei tea ka, mis see gluteen nagu õieti on. Et nad lähevad, küsivad kokalt või küsivad kellegi teine käest. Ja kusjuures mina ei ole aru saanud, kui on menüüdes tihti märgitud, et millised on gluteenivabad need toad. Juba lihtne vaatad, GV on juures, gluteenivaba võib tellida. Siis mõned restoranid kirjutavad G just sinna juurde, kus see gluteen siis nagu on. Et see vist ongi see, et gluteeniga ja gluteenivaba või ma ei tea, see on nagu segadus, need märkid on nagu segadust tekitavad. Aga vähemasti enamasti restoranides ikka ära märgitud midagi on siis, et on vaba. Jah, restoranides küll, aga kui me nüüd räägime nagu kohvikutest või nagu lõunasöögikohtadest, mis seal on täitsa segadus. Ei, ma ikkagi aeg-ajalt lähen, mis ma seal siis võtan tatraputru või keedukartulit või, et selliseid lihtsad asju, köögivilju, liha. Aga üldiselt jah, see teadlikkus on, ma arvan, endiselt üliväike. Ja tegelikult ei ole ka midagi nagu pahaks panna, sest et tsöliaaki on ju põhimõtteliselt nii väheste inimeste probleem. 1% vist oli elanikkonnast või jah, 1–2. Aga see ei tähenda kuidagi, et need 1,2% või 2% inimestest ei vääriks võrdselt kohtlemist. Ma olen nüüd jälle lause välja kirjutanud siin. Mind on viimased aastad tohutult häirinud, kui mõnikord oma gluteenivaba toitumist mainides hakatakse muigama, sina ka. Et kui palju seda, kas seda on ka vähemaks jäänud, et mõeldakse, et see on mingi moe pool. Jah, tundub tõesti, et see gluteenivaba toitumise trend on möödunud.
nüüd on võib-olla trendiks, ma ei tea, getotoitumine või mingisugused või et siis trendide paljusus või toitumiste paljusus või et noh, et on rohkem hakata. Ja need on tabletid, mis saledaks teevad. Ei ole vaja gluteenivaba olla. Ja, et jah, loomulikult see oli jube tüütu. Eriti kui sa tegeled samal ajal oma tervisega, oma nagu reaalselt tervisehädadega. Sul on nagu diagnoos ja arst on sulle öelnud ja kõik need brošüürid, sa oled endale pähe õppinud. Ja siis keegi tuleb ütlema, et noh, ära siin pirtsutada, söö, pea homme enda dieeti. Sisuliselt nagu lapsele, et mis see pits sulle ikka teeb, võta proovi. Ja, või noh, see on see sama, et mulle meeldib ikka tuua seda võrdlust, et see on nagu põhimõtteliselt mulle pakkuda gluteeniga mingit kooki või mingit sööki on sama, mis pakkuda alkohoolikule alkoholi. Et kui võta see üks pits, mis see ikka sulle teeb, et noh, lihtsalt ma ei tohi. Ja see alkohoolik ka ei tohi, ta ju satub jälle enda nõiaringi. Et no ma ei tea, kas see nagu selline valiidne võrdlus, aga ma ütleks, et on. Aga kas sul seda on, et nagu väga isutab, et nagu ütleme väga kleepub on see nagu mingi, ma ei tea, liinisrail, et ma näen neid siiamaani. Ma näen unes neid asju siiamaani, mis seal salata. Ja ma näen ka unes niimoodi, et ma söön näiteks salada mingisuguse ringi ära. Selle mingisuguse moonirulli šokolaadiga. Ma söön ära ja siis ma mõtlen, et ma mitte kellelegi ütlen. Siis on juba paha olla, ma ikka peaks vist kellelegi. Siis ärkad üles on paha juba. Siis ma ärgates on kergendus, et see oli nii. Et jah, mingisugused toiduteemad ikka kummitavad. Kahjuks neid unenägusid on viimasel ajal vähem, sest muud asjad on tulnud peale. Muud asjad on tulnud alateadusse. Aga ma saan aru, et sa ju väga puudust ei tunne millestki, et ütleme, need maitsed on ju esindatud. Ja tegelikult ma olen nii õnnelik, et see asi sai omal ajal läbi tehtud. Ma olen nii õnnelik, et ma sain sellega kirja panna, aitäh seda pakkumas seda võimalust. Ja ma väga loodan, et sellest on kellelegi abi, kes samade probleemidega rinda pistab. Ja ma ütleksin, et gluteenivabalt on võimalik väga hästi, väga maitsvalt toituda. Ja ma olen nii õnnelik, et mul ei ole praegu neid igasugused jamasid tervisega, mis mul siis olid. Et see oli ikka tüütu küll. Ja ma olen ka selles mõttes enda veel uhke, et ma tegin selle otsuse tookord, et jah, nüüd on nii. Õpin ümber, õppisin ja ma tunnen ennast nagu füüsiliselt tegelikult praegu väga hästi. Aga kui me mõtleme nüüd välisriike, et mis riikides on nagu hästi mõnus käia? Itaalias. Muuseas, Itaalias on nende gluteenitallumatute protsent suurem, vähemalt siis, kui ma seda uurisin kunagi. Ja loomulikult pole ka ime, seal on ju pastamaa, pitsamaa, kõik need asjad. Ma käisin paar aastat tagasi viimati Roomas ja me sattusime imelistesse gluteenivabadesse restoranidesse ja sõime. Kogu restoran? Seal on kogu restoran, kogu pasta restoran gluteenivaba ja pitseeriad gluteenivabad. Me käisime mõnes ja kõik need igasugused trühvlipasta. Kõik, millest vähegi saaks nagu Itaalias unistada, mida tahaks proovida, kõik oli olemas, jah. Et seal on see nagu tavaline, et kõik astud sisse nagu tavalisse restorani, et see ei ole tühi või see ei ole kuidagi, ma ei tea, kui sa ei tunne ennast, et sa oleks mingi tulnukad, et sa küsid, et vabandage, kes teil on seda gluteenivaba üht või teist. Et hästi normaalne suhtumine. Võib-olla meil on veel mingi riik, kus on hästi head pakkumised. Ma käisin ju siin aasta enne pandeemia algus 2019 käisin tööreisil Ameerikas ja üllatavalt palju oli gluteenivabu variante seal ka. Isegi kui ma bookisin TripAdvisori kaudu mingisuguseid ühepäevaseid reise, selliseid väljasõite, isegi seal oli kohe sa said nagu panna selle linnukese, et kus sa soovid gluteenivaba toitu või tavalist või seal olid ju kõik need kosherid ja hästi palju erinevaid variante. Ja loomulikult ma siis proovisin seal kõik need gluteenivabad asjad ära. Iga see väljasõit lõppes nii, et need tavaliselt toitu, et siis käisid vaatama, et mis sa seal sööd, et kas ma vabandage, et reisijuht, et kas ma saaks sinna sellist. Ja minul olid ka salatid ja kana, igasugused nagu kana ja riis, salatid, puuviljad,
ja noh, teistel olid siis need valged võileivad kaudu suured. Et jah, gluteenivaba toitumine tegelikult tervislik toitumine ja selle üle ma olen õnnelik. Et jah, Ameerikas oli üllatavalt palju valikuid. Ühesõnaga Itaalia, USA. Jah, aga reisijad, ma mõtlen veel, miks ma seal veel kirjutasin raamatus ka ja ma arvan, et need kaks riiki nagu turistina on ka nagu või üldse nagu turistina reisides sa leiadki neid valikuid võib-olla kergemini. Et ma arvan, et näiteks Ameerikas elades need gluteenivabad tooted on kõikjal kallid. Et ma arvan, et tavainimesel ei ole kuskil eriti nagu lihtne. Sa pead ikka otsima neid variante, sa pead otsima, mis töötab sinu jaoks, mis sulle maitseb, millega sa lepid või kui palju sa oled nõus ise pingutama. Näiteks endale ise toitu tehes, sest et Ameerikas teatavasti karpmaasikaid maksavad veel rohkem kui Eestis. Eestis on see korra 7 eurot, on ju. Et tervislik toit on kallis, aga tuleb leida neid viise selleni jõudmiseks. Aga kuidas seal poodides on USA-s ja Itaalias siis on ka lihtsalt väga hea valik? Ameerikas ei olnud. Ameerikas oli tervislik toit väga kallis ja neid eritooteid ma vist ei näinudki või võimalik, et ma ei käinud sellistes poodides. Aga Itaalias oli väga külluslik valik. Gluteenivabu tooteid tootev firma Skär ongi ju teatavasti Itaalia firma ja noh, see oli, kui ma läksin pastariiuli ette, siis kõik erinevad, ma ei oska neid praegu järgi öelda, kõik erinevad, ma ei tea, spagetid nii suured, erinevates mõõtudes, erineva kujuga, noh, seal oli kõike. Et Itaalia armastab gluteeni, itaallane armastab gluteeni ja kui ta seda ei saa, siis ta leiab kergesti need alternatiivid. Kas sa mäletad kunagi, ma vist panin, kui ma lauanaabrid olin, panin Novak Djokovic'i raamatut Elutark üles, et ma ei mäleta, kas see andis sul mingit mõtteainet või inspiratsiooni, igatahes siis sa veel ei teadnud oma selle haigust. Ja temal oli ka ja aastaid ja igasugu asju pakuti ja järsku siis üks treener, kes nägi tema mängu, minu arust see treener elas Kreekas ja Djokovic mängis minu arust USA-s ja siis ta vaatas seda nagu organismi käitumist ja siis, mis asja, et see on, ja oli siis Novaki isale helistanud, kuule, et tal võib olla gluteenitalumatus ja ma ei mäletagi isegi, mis haigusi, nagu sul, et kõike kahtlustati ja raviti ja muudeti treeningmetoodid, midagi ei aidanud. Ja, selle gluteenitalumatusel on lihtsalt nii palju erinevaid nägusid. Ma olen rääkinud inimestega, kellel oli nagu, ma ei tea, mingisugused hiigese hädad juba, et ta võib nagu hõlmata tegelikult väga suure osa inimesele. Temal oli täielik nõrkus. Nõrkus näiteks. Äkki nagu 2 geimi oli või 2 setti oli võidetud ja äkki lihtsalt ei jõua üldse viia. Ja millest tuleb nõrkus, millest võib tulla näiteks, kui on väga madal rauatase. Ja kui on sul tsöliaakia, ehk sul raud ei imendu organismi, vaid sa võid see sisse võtta, kui see voolavsust läbi, siis sa ei jaksagi midagi teha. Minul ka oli aastaid oli see aneemia, aastaid. Ja ma mäletan kusjuures seda, kui mul oli see protsess, kõik käis, seal arstide vahet käimise protsess ja ma lugesin neid Novak Djokovic'i, minu arust isegi raamat oli. Võimalik, see oli mul laua peal. Ma lugesin seda raamatut. Sirvisin seda raamatut ja siis võt üks asi, mis on nagu väga oluline, ükskõik mis haiguse nagu avastamise juures või selliste jamadega tegelemise juures, kui sul on need inimesed ümberringi. Kui sa ikkagi lähed tööle, istud kõrval Einar, kellega sa põgusalt räägid töö kõrval enda isiklik asju ja mul on see raamat siin, et näe, tal on ka see. Loomulikult Einar läks kuhugi kohvi võtma või kuhugi ära, ma kohe vaatasin, sirvisin läbi, et juba kui see nagu sirvid ja uurid. Ma arvan, ma kirglikult jutustasin ka seda, et näed, kuidas ei suudetud avastada maailma võib-olla kõige edukamad sportlased sel ajal ja ei suudetud avastada. Võib-olla see lugu kaevis. Muideks, kas sina olid see Novak Djokovic'iga seoses, kas sina olid see, kes nägi teda ükskord lennukis?
ei, mina ei ole näinud. Mulle rääkis keegi, tuli temaga meelde, keegi rääkis, et tuli kuskilt reisilt ja ta oli lennukis. Teise teemale. Nii, et sa oled nagu väga suur kookide sööja olnud kogu aeg, et kas see selles valdkonnas nagu, et saaks edasi küpsetada ja süüa, et kas see oli nagu kõige raskem? Alguses oli, nagu sa mäletad, mul tõin tööle neid kooke teile sinna, küpsetasin ja proovisin. Praegu on tee seda. Tuin on läinud või üle. Aga loomulikult, pagan võtaks, lehttaigen, välistatud. Läksin poodi, vaatasin, gluteenivaba lehttaigen ei tööta, ei kerki, ei tööta, ei saa teha. Siiamaani ei kerki. Ei kerki, jah. Ja hakkasin siis, mis sa siis teed, hakkad proovima, katsetama. Te ei kujuta ette, kui palju ma olen seda mingisugused neid nässu läinud taineid prügikasti saanud. Ma olen proovinud pärmi taigent teha. Ma olen proovinud teha, kusjuures järgi ma käisin ju Tsöliakia seltsi korraldatud gluteenivaba grindide töötoas. Seal tuli kõikidel hästi välja, teen kodus. No, kõik läks jälle prügikasti. Et ma olen ikkagi palju katsetanud ja tegelikult jõudnud sinna, et ma teen seda, mis mul tuleb hästi välja. Et mul on üks juustukook, mis mul tuleb hästi välja. Mul on üks hästi lihtne õunakook, mis tuleb hästi välja. Mul on veel mõned variandid. Ja loomulikult siis on ka see Silja Luide blogi, kus on väga palju maitsud gluteenivabu retsepte. Et nüüd on nagu nii, et ma enam ei stressa, ei proovi meeleheitlikult taastada neid retsepte või neid maitseid, mis ma siis kunagi nautisin. Et kuidagi võtsin selle hoiaku, et teen enda moodi, proovin midagi uut. Ei proovi teha pärmitaigent, kui see lihtsalt ei tule välja. No eks see võib-olla tasapisi ununeb ka juba uus elu. Just. Aga kuidas sa siis lohutad neid, kellel sama tee ees seisab, et saad diagnoosi ja oled koduteel ja mõtled, mis ma nüüd söön siis? Esiteks palju õnne, diagnoosi saamine on kõige tähtsam asi. Kõige tähtsam asi on see teadmine, mis sul tegelikult siis mis sinuga juhtus või mis sinuga oli. Ja siis loomulikult hakkab otsima infot, lugege, katsetage, rääkige inimestega ja julgustage ennast. Et nüüd oli nii, nüüd on teistmoodi, nüüd teil on ravi olemas, toit on ainus ravi, et teenib alumatule. Selle leidmine on kõige tähtsam. Ja ärge unustage seda teha rõõmuga, naudinguga ja just ma rõhutaks seda rõõmu, et avastamisrõõm ja see otsus, et ma nüüd lähen sinna ja ma saan sellega hakkama, siis te saategi hakkama. Küll see oli ilus lõpp. Aga küsida võite ikka, kui on küsimusi. Ma tahaks teada, kui vähe sa olid, kui need sümptomid hakkasid avalduma? Sümptomid olid mul, kui ma siis mõtlen nüüd tagasi, sümptomid olid mul, ma arvan, kooli eas juba. Mäletan näiteks, et peale lõunasööki koolis mul hakkas tihti nagu kõht keerama, nagu gaasivalud. Käid tualetis, ikkagi kõht valutab, et sellised kõhuvalud olid meeletud. No kui vana ma olin, algkoolis ei olnud see hakkas seal põhikoolis pihta. Ja kui ma selle diagnoosi sain, siis arst ütles, et need vaevu või need jäljed siis tavaliselt nagu diagnoos saadakse siis, kui analüüsitakse seda biopsiat mikroskoobi all, aga minu soote kahjustused olid juba nagu silmaga nähtavad. Ta ütles, see viitab sellele, et siin on olnud juba vähemalt 10 aastat. Vähemalt 10 tähendab võib-olla 15 ja 20, eks, et jah, juba kooli eas. Kas nüüd sööb kogu pere gluteenivaba toitu? Kogu pere ei söö ikkagi gluteenivaba toitu. Teete niimoodi? Peaaegu. Kui meil on ikkagi pastapäevas, siis meil on 2 kotti pastat. Aga üldiselt, peaaegu ikkagi sööb. Pühapäevati on pannkoogid ka 2 sorti. Pannkoogid on 2 kausist teema. Peaaegu ikkagi sööte. Ei, pannkoogid ja pasta ülejäänud kõik on sama. Tegelikult ülejäänud toitu suhteliselt. Ja ongi. Suhteliselt gluteenivaba niikuinii. Pühine liha.
ja ma olen selles mõttes õnnelik, et paljudel tsöliaakia haigetel on ju laktoositalumatus ka. Et mina olen õnnelik, et mina laktoosi vältima ei pea, kuigi ma tean, et ka see oleks suhteliselt lihtsasti tehtav nüüd. Et kui te vaatate poes piimariiuleid, siis laktoosivabu asju on ikkagi rikkalikult saada õnneks. Aga see ei ole alati nii olnud. Kas kellelgi on meil midagi küsida? Aitäh, Einar, ja aitäh kõik minu pere, kõige lähedasemad, kes siia tulite, mulle väga olulised inimesed. Aitäh! Aitäh! Aitäh!